Kihra kogudus on olnud tuntud juba üle 100 aasta muusikategevuse poolest. Ma ise olen väga rõõmus selle võimaluse eest, et meil on koorijuht ja me saame igaüks erineval tasemel osaleda, kes soovib. Aga kuidas sina oled rahul selle kooriga ja selle esinemisega? No, mina tundsin, et täna oli eriliselt hea õhkkond ja minu eesmärgiks koguduse kooris on alati olnud, et eelkõige me oleme ühenduses ja eelkõige Jumalaga ühenduses ja kõik see, mis tuleb sellele lisaks, see on õnnistus. Ja täna sellele laulule oli kindlalt juures Jumala õnnistus. Ja mis mulle eriti meeldis, mida ma olen alati rõhutanud, et ninad noodist välja ja 50% vähemalt õnnestus, kui isegi mitte rohkem. Et rõõmsalt laulsime Jumalale südamest. Kui laul on peas, siis see tuleb südamest ja see on laulust tunda. Tõesti, et see oli ka tänu väärt. Me oleme nagu üks perekond. Meid on lapsi kuni vanaemadeni, vanaisadeni välja ja see, mida me teeme, me laulame ülistust ja kiitust Jumalale. Ja sellega võivad liituda kes iganes, kes seda soovivad teha. Mina olen kasvanud kristlikus peres ja oma isikliku otsuse tegin juba 8-aastaselt. Ja kogudusega liitusin 18-aastaselt Oleviste kogudusega ja olen seal tänini, aga nüüd olen ühe sõrme andnud Kehra kogudusele ja praegu on juba käsi võetud. Aga läbi minu elu on muusika olnud väga tähtsal kohal ja ma lähtun sellest, et ka piiblis on väga palju kirjakohti, kus on öeldud, et Jumalat tuleb kiita ja tänada ja paluda psalmide, hümnide, vaimulike lauludega. Ja seda olen mina läbi oma elu soovinud teha. Kõige esimene nii-öelda juhatatav ansambel oli Pärnu koguduse tütarlaste ansambel. Ja ise laulsin kaasa seal mitmes kooris, naiskooris ja mandolinikooris oli see aeg. Ja siis, kui ma tulin Tallinnasse, siis tulid erinevad koosseisud, segakoorid ja ühendkoorid ja oli meil ka oma õdede-vendadega ja sõpradega ansambel Ihtus. Siis tuli sinna Efata, kammerkoor Gloria oli vahepeal mitu aastat. Ise olen dirigeerinud siis segakoori. Siis käisin mõned aastad, olen aidanud kaasa Allika koguduses, seal koguduse koori teinud ja noortekoori. Ja siis on mul olnud üpris pikk periood Tallinna tervishoiutöötajate naiskoor, kellega sai 15 aastat tegutsetud. Kuna ise olen taustalt tervishoiutöötaja, siis sai ka vastavalt selle teemaline naiskoor loodud. Ja see on peab tulema palju veenvamalt. Proovime. Palju parem, nii tulgegi. Kuidas sa näed koostööd kogukonnaga? Minu meelest on väga oluline, et kogudus teeb kogukonnaga koostööd, sest me oleme ju osa sellest kogukonnast. Ja
kindlasti on üks võimalus minna kooriga erinevatele üritustele, olla seal kaasas ja tuua ka Jumala sõna, see on evangeelium, mida me välja viime. Kindlasti on koor selleks üks ideaalne võimalus.